tere hommikust, pühapäev, kell on 8. Ärkasin pool tunnikest tagasi, pakkisin asjad peaaegu kokku, tõin telgi katte kuivama ja nüüd keedan endale hommikusöögiks vett. Läheb väike puder ja kohv. Öö oli natukene raske, ei jäänud magama. Kuuma tõttu ilmselt keha üle kuumenenud. Aga mingi hetk pulss taastus ja sain ikkagi natuke magada. Öösel, ma arvan, mingi suur loom, kas põder või keegi, ragistas kõrval võsastikus. See oli siuke mõnus ehmatus. Ehmusin üles ja siis kuulsin, kuidas ta krõks läks läbi võsa. Siuke kogemus. Viimased tunde aega mätsasin tehnikaga. Ei saanud isegi senist startida. Sest mu Garmin otsustas, et nii pikka rada tema enam ei kalkuleeri. Ja siis ta jooksis kinni korduvalt. Ja siis ma ei saanud seda rada kustutada. Siis ma pidin leidma telefonis võimaluse veebi interface'is käia Garminis, et see rada uuesti ümber joonistada või mingid punktid ära kustutada, lühemaks teha. Ja pika pusimise peal lõpuks õnnestus. Et lõpp ja kõik ja eile sai distantsiga, ma arvan, et veits üle pingutatud, sott 70. Täna võtan väga palju rahulikumalt. Täna tundub, et on vastu tuul ka enamus ajast. Et võtan aeglasemalt ja võtan ilmselt lühema plaani ka. Hea oleks, kui õhtuks jõuaks Obinitsa ja sealt kohalikust koopist midagi süüa. Ja siis vaatan kuskil Obinitsa kandis äkki saab mingi koha, kus telkida ka. Aga läbisin just krabi ja kohe varsti olen sisenemas Lätti. Läti. Kohe varsti saangi Lätist Eestisse tagasi. Siuke Balti matkarada. Tuttav eelmisest aastast, kui oli siuke üritus nagu Haanja Gravel 120, siis see läbis täpselt seda sama rada. Väga äge rada ja väga ägedad teed on Läti poolel siin piiri lähedal. Soovitan külastada. Ja kui küsite, et miks ma üldse Lätti tulin, siis see on lihtsalt põhjusel, et Lätis jookseb tee piirile lähemalt kui Eesti poole peal. Nüüd me hakkame jõudma jälle minu lapsepõlve mälestuste radadele. Taamal seal on Kogrejärv ja seal asus vanasti, see oli Kogrepalu, äkki oli see koha nimi. Oli teedevalitsuse suvila, kus aeg-ajalt sai käidud ikkagi vanematega või eriti isaga siis mingitel teedevalitsuse üritustel ja seda sai minu teada ka siis peredele või seltskondadele teedevalitsuse töötajad aeg-ajalt rentida või kasutusele võtta. Ja sealt on nii mõnigi tore mälestus. Ma olen sellises kohas nagu Kävli. Ja siit on kohe mul jälle üks mälestus võtta. Ma ei mäleta, kui ma vana siis olin, aga olime isaga tööl Zilliga ja Zillil jooksis tagaratas. On taga topeltrattad ja üks ratas jooksis alt ära ja pani autost mööda. Ja siis meil ei olnud muud, kui jäime tee äärde seisma.
tol ajal ju mobiiltelefone ei olnud. Isa hääletas mingi auto peale, mis tuli sealt Läti poolt. Ja see auto viis meid siis siit edasi Missio. Ma arvan, et siit palju siit on. Missio on äkki 5-6 kilti. Viis meid Missio teedevalitsuse teedejaoskonda. Sealt siis isa helistas Vasseliina ja Veskimati tuli meile, äkki oli Niivaga, tuli järgi ja viis meid koju ja siis pärast isa tuli ja vahetas rehvi ära ja viis auto ka ära. Selline mälestus. No nii, tahtsin tulla 3 piiri kokkupuutepunkti, Eesti, Läti ja Venemaa. Aga kilt enne seda kohta, kuhu ma tahaks nagu minna, on piiritsoon ja tee kinni ja välja arvatud PPA loal. Ehk et ma ei hakka sinna siis trügima ja jääb siis see kilomeetrike võtmata. Jõudsin Luhamaale. Sitt uudis on see, et kaotasin ära oma vesti ja pikad kindad kuhugi sinna 3 piiri äärde viiva tee peale. Ja see on siit 30 kilti tagasi. Ja olgem ausalt, tagasi väntama küll ei hakka. Vaatan, mis lahenduse välja nuputab. Kuidas edasi, kas lasen vesti kuhugi saata või proovin ilma lõpuni. Sest vest on üks siuke suhteliselt universaalne riietusese ja suhteliselt oluline riietusese. Vaata, pikad kindad kadusid ka, aga nendest nii hullu ei ole. Peaasjalt mingid kindad on lühikesed on olemas. Aga siin on Luhamaa piiripunkt ja Luhamaa piiripunkti ooteala. Saan siia prahi ära visata ja siis nokitsen vaatan mööda piiri äärt edasi. Siuke koht nagu Viitka. Viitkaga meenuvad kohe sellised asjad nagu kalalakäigud isa ja naabrimehega. Siin sai kõvasti käidud kokra püüdmas, noota tõmbamas, igast asju püüdmas. Võt. Ei saa öelda, et piiri ääres elu seisaks. Seal üleval mäe otsas on üks suur laut, farm. Ja siin on ikka päris suured lehmakarjad. Siin on väiksed vasikad mullikad. Seal üleval mäe otsas kuskil on veel üks lehmakari. Seal on ilus veesilm luikedega. Mis sa hing veel oskad tahta? Väga ilusad maastikud ja Vene piir on literally selle metsa taga, mis siin põllus eras on. Selle nurga alt, kus ma enne filmisin, oli vist näha ainult 2 luike. Aga palun väga. Võite ise video pealt kokku lugeda, kui palju neid seal on. Omajagu. Ja kontrastiks on siis sellised talud. Aga tundub, et siin ka midagi ikkagi toimetatakse, sest maja on üles tõstetud, vundamenti parandatakse, toimetatakse. Siin on mingi lagunenud maja. Ja siin taga on mingi karjäär. Tee viib vist karjääri, vaata, mis seal on. Ma ütlen teile, universum lahendab asju täpselt nii nagu vaja. Ja Eesti piirivalves on head ja lahked inimesed. Ehk siis üks patrull leidis kuskilt mu vesti ja kindad ülesse ja andis teisele patrullile teada, et kuulge, et kuskil peaks üks rattur seiklema. Et otsige üles, et küsige, et kas ta midagi ära ei ole kaotanud.
leidsid mu ülesse, läksid teisele patrullile vastu, tõid mu vesti ja kindad ära ja saime siin Obinitsa poe juures kokku ja mehed ulatasid mulle pidulikult minu vesti ja kindad. Lihtsalt suurepärane, ma ütlen, minu suurim tänu Eesti piirivalve töötajatele. Küsisin, et kuidas ma neid tänada saan, ostama neile midagi poest ei tohtinud. Ilmselt kirjutan kuhugi politsei piirivalve Lõuna prefektuuri kodulehele mingi tänuavalduse. Lihtsalt suurepärane. Ma olen nii meelitatud ja liigutatud. Tiksun vaikselt Võmorskist Koidula poole ja ühtlasi avaneb võimalus ka vaadata üle, ma ei tea, kui kaugelt või lähedalt mul seda õnnestub teha, Vinge Koidula raudteedepoo või raudteetollipunkt, piiripunkt. Polegi kunagi siit niimoodi mööda sõitnud. Sain just esimest korda elus tubeless rehvi parandada. Rehvi piim ei aidanud, auk ei jäänud pidama millegi pärast. Pritsis mul korralikult kogu ratta täis ja panin lõpuks siis sisse paiga nuudli. Loodan, et äkki nüüd jääb pidama. Tsivilisatsiooni saab, siis tuleks vaja kuskilt rattapoest rehvipiima maja juurde valada. Tänane päev tõi igasuguseid üllatusi ja ootamatusi ja seiklusi ja uusi olukordi ja toimetulekut ja minna laskmist ja lahti laskmist ja see vesti kaotamine alguses lõi küll endast väga välja, aga nagu ma ütlesin, universum lahendas olukorra parimal võimalikul moel. See rehvi lõhkumine või rehvi purunemine, see jällegi oli minu jaoks täiesti uus olukord. Taaskord natukene pani pabistama, ratas oli kõik selle äkaga koos. Aga puhastasin ära, lükkasin selle nuudli sisse. Vaatame, jääb pidama, siis jääb pidama, kui ei jää pidama, siis eks siis mõtleb midagi välja, peab lahti kakkuma ja paiga sisse panema. Aga ma ikkagi loodan, et ta jääb pidama. Otsisin telkimiskohta, tiksusin jälle tükk aega edasi Obinitsast. Lõpuks sattusin siia Lõunalaagri telkimisplatsile RMK omale. Õnneks kedagi ei ole, vaikne, mõnus. Oma telgi sain ilusti üles panna. Siin on ka veesilm. Praegu lähengi ennast ja pükse loputama. Ja mis siin muud? Tahaks öelda, et homme tuleks sündmuste vaesem päev. Või siis pigem, et homme tuleks positiivsete sündmuste päev. Tšau!